Tere, mul on siin 4 ekraani, et üks on ees, 2 on üleval ja 3 ja siin kõrval, et olen nii sama instituudi professor, kus eelkõneleja, aga ka inseneriteaduskonna arendusjuht ja inseneriteaduskonnas on praegu 2 Eesti teaduse teekaardi objekti, üks neist on Saaremaal, on väikelaevaehituse kompetentsikeskus ja teine on siis nutika tootmise tuumiktaristu, mis tegelikult on laiem kui Tehnikaülikool, et seal on ajalooliselt partner Maaülikool ja nüüd mõnda aega ka Tartu Ülikool, et põhimõtteliselt me tootmise teemal püüame siis ülikoolide koostöös edasi liikuda, et kui vaadata maailma mastaapi, siis Eesti on väike ja siin tegutsemiseks on vaja suuremat jõudu. Kui vaadata nüüd, mis maailmas toimub, siis näete, et see video on tehtud sellest mõttest, et kui mina tulin ülikooli tööle 1990, siis oli meil üks projektori Narva Kreenholmile, kuna seal oli palju käsitööd, naised püstijalgadel et teha siis selline jalgade massaažiaparaat. Et aparaat sai valmis, aga siis pärast hakkaski see manufaktuuride aeg otsa saama ja ettevõttes raha otsa, nii et me ei jõudnud meditsiinikatsetusteni ja see aparaat jäigi siis prototüübiks, sest vajadus kadus ära. Ja kui vaatame siit kõrvalt teised pildid, et mis on maailmas juhtunud selle mõnekümne aastaga, siis näete, et Hiina on tõusnud sealt kusagilt 6. kohalt ja esimeseks, USA on liikunud allapoole ja kui me paneme Eesti siia kusagile konteksti, siis ma usun, et me oleme ka siin võrdlemisi kiiresti tõusmas, sest kui ma olen teinud analüüsi, meil oli üks Hiina intern siin tööl, et siis võrdlesime Eesti ja Hiina majandust, et tegelikult see muster on hästi sarnane. Et mastaap on teine, aga kui see ära unustada, siis tegelikult see kasvumuster on võrdlemisi sarnane. Tõin siia välja ka nagu Virumaa kohta näited, et need on need Bloombergi näited, mis on maailmas juhtumas, et kui vaadata, siis äärmises pildis on, et 65+ vanusegrupp, et näete, et Soome on meist veel tumedam, aga ega siin ka väga hea pilt ei ole, et elanikkond vananeb. Keskmisel pildil on näha, et ega peredes ka liiga palju lapsi ei ole, et 1,5 naise kohta ei tooda juurde seda tööjõudu. Ja 3. slaid näitab seda, et ega migratsioon ei too ka töökohti juurde, et kui vaatad siin kas või Virumaa koha pealt, et see 0–4 tuhande inimese kohta, et see juurdekasv ei anna suurt efekti, et ongi võimalus, et kas me siis muudame oma tööd tootlikumaks ja kuidas seda teha, ongi siis läbi digitaliseerimise, automatiseerimise, robotiseerimise. Siin Euroopa Liidus on nüüd alates jaanuarist on välja lastud dokument tööstus 5.0 ja kui senini me rääkinud tööstus 4.0-st, siis 5.0 toob kesksele kohale just inimese, et inimmasini suhted, et kui me tegime siin ringkäigu ka siin Vidiku laborites, et kohe on tulemas ka koostöörobot, et ega see on meie tulevik, et me töötame masinate käsikäes ja samas ruumis ja see, et meie saaksime neist aru ja nemad meist aru, see nõuab nii teadlaste kui ka inseneride panust. Samuti siis tehisintellekti suurem osakaal otsuste tegemisel ja siin ka varasemates ettekandes tuli jutuks, et need õppetehased või õppivad tehased, et see on uus trend, et ega me vajaksime seda siin ka, et oleks selline võimalikult reaalne keskkond, kus nii tudengid kui ka insenerid saaksid õppida, ümber õppida, edasi õppida. Ja siin jookseb üks video, et see on näites, et kuidas siis liitreaalsus võimaldab natukene siis seda õppimisprotsessi muuta mängulisemaks.
Minnes nutika tootmise tuumitaresti poole, siis esimeses visioonis nägi ta välja sellisena, et seal on kuus tugevat valdkonda. Esimene investeering Eesti riigi poolt tuli 2016, see oli siis metalli 3D printer Tehnikaülikooli, metalli kompuutertomograaf Eesti Maaülikooli ja meil on ka praegu sellised kokkulepped, et kui tulevad sellised tellimused, uurimustööd, kus on vaja sellist koostööd teha, et siis sõltumata sellest, kas see tellimus tuleb siis läbi siis Tehnikaülikooli või Maaülikooli või siis ka Tartu Ülikooli, et me ikkagi töötame nagu ühises ahelas. Ja võib-olla siis näiteks, et mis on tehtud, et 3D prinditud mesilased on näha siis Maarjamaa memoriaalil. Lisaks veel on aplikatsioone meditsiinis ja viimane projekt, kus ma nüüd osalen, on seotud CERNiga, kus on siis metalli printimise võimaluste kasutamine selleks, et asendada traditsioonilised freesitud ja treitud osad kiirendites 3D prinditud osadega, mis siis teeks nad kergemaks, odavamaks ja keskkonnasõbralikumaks. Ja ega need fookusvaldkonnad peegeldavad ka seda Tehnikaülikooli nagu oskust, kompetentsi inseneriteaduskonnas, et ta ei ole seotud nagu ühe instituudiga ainult. Siin on üks väike näide nutikast tootmisest ja just selle nutika tootmise teemal 2022 avame ka mikrokraadi õppe. Et see on siis 3 kursust tulemas, üks on siis tootmise digitaliseerimine, teine on siis metalli 3D printimine ja kolmas on siis tööstusliku asjade internet. Et eks see reklaam tuleb nagu varsti kirjakujul ka välja, aga need teemad võiksid tööstust huvitada ja püüame ka teha niimoodi, et see õpe oleks inimestele sobival ajal ja võimalikult palju ka siis internetipõhiselt. Siin on nüüd näide sellest, et kuidas koostöö on toimunud Kulianaria aktsiaseltsiga ja sellest robotist on valminud ka siis digitaalne kaksik, mida saab siis aplikatsiooni abil ja põhimõtteliselt digitaalsed kaksikud on siis kasutusel meie laborites, demokeskuses ja mis on eriti hästi tulnud välja, et neid saab hästi kasutada ka õppetöös. Et just kui on olnud siin vajadus koroona ajal tõmmata kontakttunde kokku, siis põhimõtteliselt sellised lahendused läbi siis virtuaal- või liitreaalsuse võimaldavad seda kätega tegemise kogemust kanda üle siis aja ja ruumi. Meil oli siin ka abiks IT-akadeemia, et toetasid sellise labori digitaliseerimise projektiga, et põhimõtteliselt meil valmis robootika painttootmise demokeskuses digitaalne kaksik, et kõik, mis seal on nagu füüsiliselt, on olemas ka digitaalselt, et minul ja Alaril on see äpp olemas telefonis, et kui tarvis on, siis saab samamoodi siin asju panna tööle ja sulgeda. Ja võib-olla siis huvitav on see ka, et me püüame nagu oma haridust ja täiendkoolitust ka siis mängustada, et siin on üks näide sellest, et kuidas õppur saab siis valida endal silmavärvi ja soo ja särgivärvi ja juuksed ja muu vastava ja siis minna laboritesse. Et samuti seda arendust on toetanud veel siis HITSA või IT-akadeemia programm, et selle raames on see rakendus valminud, et kui oli siin 1. septembril Kanal 2 oli saade Tuleviku kool, siis selle klipi saatel see juhatati sisse, et kes on meil demokeskuses käinud, et siis on identne üks ühele, et põhimõtteliselt kui panna virtuaalreaalsed prillid pähe ja sellega hakata kõndima, siis kõnnib ka selle teekonna vabalt järgi, et ta on
täpne koopia. Et me püüame ka tulevikus niimoodi, et need nii-öelda ühendatud laborid erinevates kohtades ja ma usun, et ka siin Virumaa kolledžis Vidikus, et muutuksid nii-öelda kättesaadavaks ka sellise virtuaalse külastaja pilgule, et ei peaks nagu alati ise füüsiliselt kohale tulema. Ja siin on üks näide sellest, et kui iga seade nõuab operaatori oskusid, et see on see miljonivaateline metalli 3D printer, et selle jaoks on siis loodud liitreaalsuse lahendus, et mis järjekorras toimingut teha, et mitte õhku lennata. Teatavasti metallipulbrid on süttimisohtlikud, et kui neid jätta ära voolata, siis võib toimuda plahvatus. Selles mõttes on see ohutus ja protseduuride jälgimine nagu hästi oluline. Lühidalt minu poolt kõik.